Harald tegutseb. Jutustus. Eesti näitemängu auväärt isale August Kitzbergile. Harald tegutseb. Jutustus. Eesti näitemängu auväärt isale August Kitzbergile. Mu kuldne noorik, sain ammu kätte su imelühikese kirja, kus küsid, kuidas elan. See oli talisel videvikul, kui sõidutasin hoovis oma väikest Haraldit, kahvatut, mustasilmalist poisikest, kelle paled paistsid seda valgemana, mida pimedamaks muutus õhtu. Ja siis seisatades postiljoni tulekul, siis sain su kirja, mu kuldne noorik. Ja nagu näed, vastan sellele küsimusele alles praegu, kus on juba möödas aasta, kogu aasta ja on jälle talv. Kuna täna videvikul mängisin hoovis väikese kahvatu Haraldiga. Praegu on ta juba oma voodikeses, sõimes, nagu ütleb, ja mina, viisakuseta inimene, algan seda kirja sinule teadmata, kas seda kunagi lõpetan. Muidugi küsid, mis sunnib mind sulle kirjutama nüüdki, kui ei vastanud kohe või varsti pärast su imelühikest kirja, mille sain mineval talvel ühel videvikul. See uus küsimine on rohkem kui õigustatud, aga minul pole enese vabanduseks tuua midagi muud, kui nimetada järgmist veidrat asjaolu. Mul polnud aega vastamiseks, järelikult kirjavahetuseks, sest Harald tegutses mööda läinud aastal. Ja nüüd, noorik, nüüd ongi mu vastus ainult selles, et sulle võimalikult lühidalt seletan, milles seisis Haraldi tegutsemine. Selle vastuse kirjutamisega pean tõttama, sest vaenlane on lähedal ja on valvel. Ometi pean algama kaunis kauged juba mu koolipõlvest. Muidu tunduks sulle hoopis arusaamatuna see, millest kirjutan eespool. Nii ei jää mulle muud üle, kui tuua saladuse katte alt üht asjaolu, millest vaikisin seni. Isegi sõpradele. Õieti on asi äärmiselt lihtne. Ma ei tea isegi, miks oli mul varemat nii piinlik sellest kõnelda. Niisiis juba koolipõlves oli mul imelik tung sepitseda luuletusi, väikesi, süütuid salmikesi, kuupaistest, kasteheinast, kaskedest, looja mineva päikese paistel ja nii edasi. Neid salmikestel, nad olid minu enda silmis väärtuslikud. Ja kui ma neid kirjutasin, pärast vahetasin nad hea meelega koolivendadega, mänguasjade ja maiustuste vastu. Iseäranis suur oli nõudmine koolivendade seas nalja ja pilke. Sample complete. Ready to continue?